Tere, kas teete midagi? Ma proovisin seda huvitavat Tritoni lintlihvijat. Juba originaalnimest Palm Thunder on selge, et see on mõeldud ühte kätte, sõna otseses mõttes peopessa. Sellele on kohandatud nii suurus, kaal kui ka kuju. See on küll natuke kummaline kuju, aga praktiline. See on täielikult kummiga kaetud, nii et seda on hea käes hoida ja see ei libise kindlasti käes. Miks ühe käega? Kui soovite töötada või peate töötama ühe käega või mingites kitsastes kohtades, loomulikult, kui te ei lihvi midagi, mis asub, vaid seisab või isegi pea kohal, siis kasutate ära selle, et see on väike ja kerge. Just hiljuti kasutasin seda, sest tegin täispuidust servadi, vineerplaadi. Ja loomulikult otsest, kus see üle ulatus, mõtlesin, kuidas seda peab lühendada ja selle tööriistaga läks see täiesti ideaalselt. Lindi laius on 64 mm ja selle pikkus on 406 mm. Komplektis on 3 linti, mille jämedus on 80, 100 ja 120. Loomulikult on olemas lindi tsentreerimise võimalus ja siin on passiivne inemine. See tähendab, et sellel ei ole oma ventilaatorit, mis saepuru välja puhub. Peate sinna tolmuimeja ühendama. Kui te seda ei ühenda, ei juhtu midagi. See ei lenda mööda kogu töökoda laiali, aga see koguneb loomulikult siia. Muidu töötab see imemine suurepäraselt, sest kohe siin lihvimispinna taga on suur ava, mis saepuru ära viib. Lihvimispinna suurus on 64 korda 90 mm. Ja mis on oluline lindikiirus? On 340 meetrit minutis. See on tõesti päris korralik. Kui ma vaatasin mõningaid võrreldavaid lihmasina, siis leidsin tegelikult ainult ühe, mida ilmselt enam ei müüda. Ja see lihmasin oli esiteks peaaegu 2 korda kallim, teiseks 3/4 kilo raskem, mis on juba natuke probleem, sest need 2 kilo on siin nagu piiriks. Sellel oli küll veidi suurem võimsus, kuid umbes poole väiksem lindikiirus, nii et ma arvan, et see ei lihvinud eriti hästi, samas kui see siin lihvib tõesti suurepäraselt. Nii et nagu ma ütlesin, madal kaal, kompaktsed mõõtmed, suurepärane haare ja samal ajal kõrge lihvimisvõime. Ainult ettevaatust. Klassikalisel lihvijal on lüliti, kui seda vajutate, siis see töötab. Kui selle vabastate, siis see ei tööta. Siin on see jällegi allutatud ühe käega juhtimisel. Siin on oma kitlilihti. Välja lülitate, sisse lülitate. Kui panete selle pistikusse, veenduge, et see on välja lülitatud asendis või et lihvija asub näiteks siin küljel. Sest hetkel, kui see oleks sisse lülitatud ja asuks näiteks kuskil töödil ning ühendate selle pistikusse, siis teate, mis juhtub. See tulistab edasi, kiirusega 340 meetrit minutis. Täpselt nii. See ei jookse kaugele, täpsemalt umbes 3 meetrit, selline on toitekaabli pikkus. Aga see pole just meeldiv üllatus. Olen seda ise omal nahal kogenud. See on tõesti soodsa hinnaga. Mis puutub mõningatesse teistesse detailidesse, vaadake linki video all. Aitäh, et vaatasite. Olge tublid ja tehke midagi.